Jaa, Kust linnast sa pärit oled? ma olen pärit Pärnust. Kunagi oli sinu hobiks modellindus. Kus sa oled modelliks olnud? Beatrice Mass agentuuris, et päris mitu aastat. Kui vanad sa lapsed on? 3 ja 8. Ja mida on laste kasvatamine sulle kõige rohkem õpetanud? Kannatlikkust ja mängulisust. Kas pigem rahulik päev kodus või kodus vahepeal? Ma arvan, et praegustes oludes siis rahulik päev kodus üksinda. Et selline aeg iseendale ja lihtsalt olla. Ütle üks asi enda kohta, mida paljud ei tea. Paljud ei tea seda, et tegelikult ma olen tohutult jutukas ja minu lähemad inimesed vähemalt teavad, et ma võin nad surnuks rääkida. Raske on sõna saada tihtipeale. Kui sinu suhtes oleksid probleemid, siis kas sa pöörduksid Epp No oleneb, mis laadi probleemid, et ma arvan, et isegi Epp kõiki probleeme ei suuda lahendada, et pigem võib-olla ei olegi selleks probleeme vaja, et võiks olla mingi muu motivatsioon, et Epp poole pöörduda. Aga millega sinu ettevõte tegeleb? Kõige paremini iseloomustaks seda vast ettevõtjate ja üldse noorte ettevõtete toetamine, just selle isiksuse ja kogu sellise mängulisuse ja loovuse hoidmine selle juures, et kuidas luua oma ideid reaalsuseks, seejuures seda teha päris iseendana ja päris enda sellist potentsiaali avada ja kõigile näidata. Mida soovitaksid noorele ettevõttele? Julgust, pealehakkamist ning usku iseendasse. Kas on midagi, mida sa oma elus tahad? Pigem mitte, et ma arvan, et kõik need kogemused ja olukorrad ja kõik need tehtud ja tegemata asjad on tegelikult toonud mind täna siia punkti, kus ma olen, mida ma teen ja tegelikult ma arvan, et ma olen jõudnud päris heasse kohta. See on hea küsimus, sest ütleks, et tahaks vastata esimalt, et ma ise tunnen ennast kõige paremini, aga kui mõelda, et kes nii-öelda minu kõrval olevatest inimestest, siis ma arvan, et mu ema ja õde vast teavad minust kõige rohkem. Ma arvan, et see list on niisugune päris võimas, et üks viimase aja viimasemaid tegusid on see, et me oleme 2 kuud elanud uues kodus ja ma pean hakkama juba remonti tegema. See juhtus väga-väga ammu, et kui ma olin pisike tüdruk, siis mu vanaisa põhimõtteliselt tal oli suur talupidamine ja seal olid tal traktorid ja igasugused muud masinad ning loomulikult kõige vanema lapselapsena sain ma kogu aeg sülle istuda ja ka sõita ja sealt see pisik tuli ning see talupidamine oli Tõstamaa külje all ning seal lähedal Pootsis korraldati sellist külakrossi või küla võiduajamist Pootsi jõle ja siis need korraldajad kutsusid meid ka sinna sõitma ja seal ma oma esimese sõidu tegin ja sealt see pisik tuli, et alguses külavõistlused, siis rallikross ja superkross ja paraku täna ma enam ei sõida rallikrossi, et see kõik sai lõppu ühe õnnetu õnnetusega ja ma arvan, et see oli üks äge etapp minu elus. Ühel rallikrossi etapil üsna suurel kiirusel, kuna rallikross on selline autospordisari, kus siis need finaalsõitude ajal ikkagi autod kõik koos lähevad rajale, siis tahes-tahtmata juhtub mingisuguseid kokkupõrkeid, siis ühe kokkupõrke tulemusena minu auto lendas betoonseina
üsna suurel kiirusel ning see päädis sellega, et ma sain sealt küllaltki suure põrutuse ja migreenihood ja mäluprobleemid ja nii edasi, nii et päris pikk paus tuli sellesse spordialasse sisse ja tegelikult see ka lõpetas minu gümnaasiumiõpingud selles kontekstis, et ma lõpetasin gümnaasiumi tegelikult kaugõppel, käisin koolis siis, kui ma ennast paremini tundsin ja ütleks, et see oli üsna elumuutev situatsioon. Pigem majamaal. Ma ei vaata eriti telekat, et selles osas on keeruline. Ma arvan, et pigem äkki kättemaksukontor, kuigi ma ei ole kindel kumbagist väga, aga pigem kõlab see sinnapoole. Sul on TikTok? Ei. Kas stressid või teksad? Liibukad. Parim asi, mis on juhtunud? Rasked küsimused, et parim asi. Ma arvan, võib-olla see, et ma üldse olen siin, kus ma olen täna. Et kõik kokku ongi parim asi üldse. Mul on juba sünnist saati nina nii püsti, et ilmselgelt teen. Halb harjumus. Võib-olla see, et hommikul esimese asjana on mul vaja kohvi juua. Ma ei suuda enne seda mitte midagi teha. Et ma joon kohvi ära ja siis ma alles teen lastele süüa ja siis me vaatame edasi, mis saama hakkab. Väga äge, et ütleks, et kuna õppejõutöö tegelikult on väga stressirohke töö, see on väga palju väljakutseid pakkuv töö, siis sul on alati selline hea tugi kõrval olemas, kes mõistab, kes samas situatsioonis olles teab, mida sa parasjagu läbi elad, et tegelikult see on väga toetatud, et ma arvan, et see asjaolu vähendab oluliselt mu tööstressi. Et see, ma pean ütlema siinkohal, et minu unistus on väitunud, et väiksena ma tahtsin saada õpetajaks, et mul on noorem õde, 6 aastat noorem õde, et vaesekene, ta pidi kogu aeg minuga kooli mängima, kui me väiksed olime. Ma arvan, sellepärast ta nii tark ongi. Mul ema on ikka rääkinud, et ma olin päris karm õpetaja, et kui ta ikka ei mõistnud ringi joonistada ilusti ümmargusena, siis ikka kahed lendasid. Et pigem jõulud. Ma arvan, et mul ei ole suuri hirme, et pigem on väiksemaid asju, mis tekitavad ärevust või elevust. Näiteks Munamäe torni minna, seal väriseb all, aga üldiselt ma ei saa öelda, et ma midagi tohutult kardaks. Aitäh! Tšau!